Onkoloogika. Räägime vähist. On saade, mis avab ausalt ja tabudeta kahe noore naise elu ootamatu 4. staadiumi vähidiagnoosiga. Saadetesse mahub nii igapäevaelulisi mõtisklusi, arutelusid oma ala ekspertidega kui kogemuslugusid kaasteelistelt. Tere kevade keskmist aprillikuud ja taaskord siis Onkoloogika podcasti järgmine osa. Aitäh, et jätkuvalt olete meiega. Stuudios taaskord Pille ja Kristel. Kristel ja Pille. Ja meil on väga hea meel tõdeda ja taaskord tervitada meie seekordset saatekülalist, et me ei ole seekord kahekesi. Ja seekord on meil saates tegelikult inimene, keda meie saatesse on väga palju palutud, kelle järgi on küsitud. Ja meie saates on täna onkoloog Kadri Putnik Põhja-Eesti regionaalhaiglast. Tere, Kadri! Tere, Kadri! Tere! Aga ma arvan, et Kadri, me annamegi kohe otsa võib-olla sulle, et räägid natuke endast ja oma ametist. Ma olen onkoloog. See tavaliselt seltskonnas tekitab sellise miks nii? Ja järgmine küsimus on see, et kuidas sa suudad? Tegelikult suudan küll. Ma ütlen, et mul on vägev amet. Ma suudan oma tööga inimeste elusid muuta. Mõnikord neid ka päästa. Ja see on see, mis mind ikkagi hommikul tööle viib. Isegi siis, kui ma tean, et see päev saab olema jube raske. Ma olen töötanud varsti juba 15 aastat onkoloogina. Ise ka ei usu. Kui ülikooli läksin, ei arvanud, et minust saab onkoloog. Ma tulen nii-öelda meditsiinitaustaga perest. Mul on ema on lastearst ja kõik arvasid, et Kadrist saab ka lastearst. Aga mulle tundusid sel hetkel lapsed hirmutavad. Sest mul, kui ülikooli lõpetasin, siis endal lapsi veel ei olnud. Mul on ka õdearst. Temal on veel hirmutavam elukutse, tema on patoloog. Wow. Ehk siis, kui meie perelõuna on, et onkoloog, pulmonoloog ja patoloog, siis algab nagu halb anekdoot, aga tegelikult on meie pere lõunasöök. Ja selles suhtes jah, et ühel hetkel ma selle onkoloogia teekonna valisin ma selle väga selge teadmisega, et seal muutub nii palju. Ja mitte just, ütleme selles suhtes, et onkoloogia ja surm on justkui pandud sellise võrdusmärgi alla. Kes on lugenud Solženitseni Väektõve korpust teab, kuivõrd masendavalt võib seda kirjutada. Aga tegelikult onkoloogia on, nagu mul üks noorem kolleeg ütleb, et see on koht, kus ma tunnen, et ma saan midagi anda. Me näeme inimesi selle haigusega vanusest, minu kõige noorem patsient on olnud 16 ja kõige vanem patsient 98. Et selles vanuse vahemikus, erinevates olukordades, erinevate elusaatustega ja ikkagi ja jälle elu üllatab iga päev. See ei ole selline töö, et sa tead, mis sind ees ootab. Aga mis juhtus või kuidas sa siis ühel hetkel selle valiku tegid, et sa tahad just onkoloogiks saada, et kas sul oli, ma ei tea, koolis mingisugune kogemus või mingi praktika või su lähikonnas oli mingi kokkupuude selle temaatikaga või mis sind selle otsuseni lõpuks viis? Põhimõtteliselt jah, siin on nagu väga isiklik kogemus selles osas, et ma oma igapäevases töös valdavas osas minu patsiendid on noored patsiendid, mul on melanoomi patsiendid, mul on osakonnas sarkoomi patsiendid, mul on rinnavähi patsiendid ja peakaela piirkonna kasvajad veel lisaks. Et
minu esimene nii-öelda selline väga selge ootamatu kogemus tegelikult oli ülikooli ajal melanoomiga. Ma olin ülikooli 2. kursusel, kui minu seltskonna lähikondlane tegelikult haigestus melanoomi ja ta suri loetud nädalatega ravi saamata. Näiliselt, imeliselt terve, tark ja heas vormis noor tütarlaps, kellel kogu elu on ees ja see elu sai otsa 2 nädalaga. Ja samal ajal ma ise, ütleme, me olime siis patoloogia loengutes ja siis mind nagu kõnetas see, et mis kuradi haigus see melanoom on siis. Ja see jäi minu sisse. Ja siis, kui ma valisin selle teekonna, et ma soovin onkoloogiasse minna, siis see oli minuga kogu aeg kaasas. Et võib-olla alguses tegelikult ma pigem tahtsin nagu dermatoloogiks saada ja melanoomi diagnoosima hakata, aga see vahetus üsnagi hoogsalt ümber selleks, et ma tahan melanoomi ravima hakata. Ja kui ma need esimesed aastad, kui ma olin residentuuris sellega tegelesin, siis see oligi sama tröstitu, nii nagu see minu esimene kogemus, loetud nädalad, loetud kuud. Aga nüüd mul on patsiente, kes on elus 10 aastat. Ja see on see, mis on see, et me räägime, et patsiendid ja arstid, nad loovad selle ühise suhte, et mõnda patsienti, keda sa näed võib-olla loetud korrad, sul ei ole, sa ei jõua temaga nagu tuttavaks saada, aga kui sa niimoodi nädalast temaga kohtud, siis sa tegelikult lood oma sideme temaga. Sa tead tema peretausta, sa tead, millal ta soovib puhkusele minna, arvestad sellega, lasteaia lõpupeod, koolide lõpetamised, kõik need on väga tähtsad ja ma enda jaoks pean perekonda niivõrd tähtsaks, et tavaliselt, kui mul patsient ütleb, et kas saaksid natukene nihutada, et mul on siin üks tähtis peresündmus, siis minu jaoks on alati peresündmus kõige tähtsam, mina saan oma asju ümber mängida ja ma olen seda alati kõikidele oma patsientidele öelnud, et see on kõige tähtsam. Ja ütleme sellist suhet luues, siis sa niimoodi kulged nendega koos, saad tuttavaks, nad kasvavad su külge ja siis on, kui ikkagi, ütleme selles suhtes me räägime ikkagi pahaloomulisest haigusest, mille puhul me ei saa kunagi seda sellist nagu karantiinuppu kuidagi moodi kaasa panna. Et kui see kulg ei ole enam meile soovitavas suunas, et siis tegelikult ka arstidena me tegelikult ju elame kaasa. Aga kuidas sellega üldse toime tulla, et see on natukene nagu õpetaja töö ka, et need lapsed, patsiendid kasvavad sulle lõpuks, kes on kaua sinuga nii südame külge ja sa ühel hetkel pead laskma neil minna. Üks hea lahendus on see, kui nad lähevad oma eluga tervelt edasi, aga kui sa pead laskma neil minna kuhugi teispoolsusesse, et siis see lahti laskmine on igal juhul on nagu raske, et kui palju see sinu elu mõjutab või kas on mingi müüt, et onkoloog on selline kalk ja nagu natuke robotlik meditsiinitöötaja, sest teistmoodi ei saa, kui sa tegeled selle haigusega? No vaata, see on selles suhtes, et ma küll julgen väita, et vähemasti need onkoloogid, kellega mina koos töötanud olen, nad ei ole robotid, aga tihtipeale on see, et minu emotsioon selle patsiendi juures ei ole nagu võib-olla kõige esmatähtsam. Et ma olen nagu endale toonud sellise reegli, et minu pisaraid patsient ei näe, kui siis ainult rõõmupisaraid. Ja ma olen, ütleme nii, et 99% suutnud sellest kinni pidada, on võib-olla mõned üksikud erandid. Patsiendiga tuleb alati ka tegelikult aus olla ja kui ma patsiendiga esimest korda kohtun, siis mul on mingisugused teatud reeglid, mis ma nagu räägin läbi. Üks asi on see, et ma hoiatan patsienti, et ma
pean kinni sellest, et ma olen aus, et kui on asjaolud nii või naa, siis ma ütlen seda ausalt. Ja me oleme tavaliselt selles kokku leppinud, aga kui on esmane patsient, siis me räägime ka ravi eesmärkidest. Et ütleme, et kui sa oled nagu patsiendiga nagu samal leheküljel ja võtad selle, ütleme just sellele esmasele patsiendile selle aja, et kuulad ära need võib-olla, minu jaoks niisugused nagu lihtsad küsimused, aga tegelikult ju lolle küsimusi ei ole. Tema jaoks võib mõni võib-olla, ütleme, vägagi lihtne teema olla nii suureks probleemiks, et see võib takistada teda ka nagu ravile soostuma, et alates juuste kadu kuni selleni, et mõni inimene on Ameerika filmidest näinud, et üks õige vähihaige ikka oksendab, nii et nagu ikkagi ei ole öödega päevavahet, et siis me räägime läbi, et kõik need teemad on hallatavad, me koolitame patsiente ja see onkoloogi töö ei ole kunagi üksinda, et on üks inimene, et just nagu ainult mina teen või et mina olen. Et selle taga on tegelikult meie, et meil on õed, meil on õdenõustajad, meil on hingehoidja, ma mäletan täpselt, meil oli üks hingehoidja, kes tuli ennast tutvustama ja ütles, et ta on vajadusel moslem, vajadusel ateist, vajadusel kristlane. Et täpselt see inimene, kes võib-olla lihtsalt kuulab ära selle asja, mida võib-olla vahetuval patsient ei taha raviarstile rääkida. Me peegeldame neid asju tagasi. Ja ütleme, see on meeskonnatöö. Aga kes sinu hinge hoiab? Kas ka haiglates on personal selleks, et vaimne tervis oleks hoitud ka arstidel endal, kas see on osa või üleüldse see teadlikkus just selle vaimse tervise poolest, kas see on osa onkoloogiks õppimise protsessist, kui hea psühholoog on onkoloog? Vaat see on vist, ma arvan, et elukestev õpe. Et kui sa ütled, et kes mulle seda õpetab, siis minu võib-olla vanemad kolleegid, kelle pealt ma näen seda lihtsalt, et ka mul on nagu selgelt olnud elus eeskujusid, kelle pealt vaadata seda, kuidas patsiendiga luua seda sooja suhet. Aga sellist eriõpet ei ole ka ülikoolis, vähemasti minu ajal ei olnud, et meil olid mingisugused sellised suhteliselt lihtsad võib-olla videokoolitused ja tegelikult, et seda, et kuidas seda halba uudist patsiendile öelda, et ka head uudist, et ütleme, võib-olla minu jaoks hea uudis ei pruugi patsiendi jaoks veel nagu olla nagu nii hea uudis ja siis ütleme, kuidas selle pettumusega toime tulla, et näed, see ravi ei olegi toiminud või et ikkagi ei toiminud, et mis me valesti teeme ja mulle vist meeldib see, kui mul patsient ütleb, et mis me, et see ei ole nagu ainult mina, vaid et see on meie. Aga et jah, et sellist spetsiaalset koolitust ei ole. Aga me põleme ka vahest. Ma küsisin maru lolli küsimusi, ma küsisin 2 täiesti erinevat küsimust ühes lauses, et üks pool sellest tõesti oligi see, et kuidas teid ette valmistatakse, aga mind isegi vaata, et rohkem huvitab see, et kuidas teid hoitakse. Kas selleks on tugisüsteemid, et ka tegelikult arsti vaimne tervis oleks hoitud, eriti onkoloogi? Tegelikult sellist ei ole ja on ka, et selles suhtes, et meil on meie oma nii-öelda, ma saan rääkida, kuna mina olen kogu oma nii-öelda karjääri jooksul töötanud ühes haiglas, ühes nii-öelda kollektiivis, siis see on nagu selline väikene Sitsiilia perekond, kes jagab oma rõõme, muresid, läheb tülli, vahest vaidleb. Me ei ole kunagi ja alati 100% kõik ühte meelt, aga kui sul on raske, siis sul on inimene seal kõrval, kes sind kuulab ja juba ainuüksi see välja ventileerimine tegelikult annab sulle selle jõu edasi minna.
mõni räägib oma kogemustest, sarnastest kogemustest ja võib-olla ütleme, see ei peagi olema selline, et keegi ütleb sulle, et tee nüüd seda nii või naa, vaid et see ongi nagu pigem selline välja ventileerimine ja noh, siis kusjuures see on hästi huvitav, et sa selle Sitsiilia perekonna ja selle kollektiivi olulisuse praegu välja tõid, sest see jälle rõhutab seda kogukonna või oma selle mingi oma ringi olemasolu, vahet ei ole siis, kas need on kuskil su sõbrad, kas see on see töökollektiiv, kus onkoloogiga saab üks nagu teineteisele toeks olla või siis on see sama, mida me püüame siin ka patsientide seas nagu ärgitada, et sul oleks see patsientide ring. Onkoloogi ei mõista ka keegi teine nii hästi kui teine onkoloog, eks ju, tegelikult. Ja patsienti siis teine patsient. Et mis puudutab seda kogukonna vajadust, et siis kui me telefonidel leppisime kokku seda aega, siis mulle just tuli meelde aastaid tagasi tegelikult minu enda üks patsient, kes oli ka minu enda nagu tutvusringkonnas, melanomiga patsient, noor mees, kes oma haigusest ja kõigest ju avalikult rääkis, oli Revo ja Revo suur soov oli tegelikult sellist kogukondlikku kogemust saada, ta ütles, et ma tahan, et kellegagi nagu kokku saada või et kas sul ei ole, et kas siis meil ei ole sellist patsientide kokkusaamist ja nii edasi, et noh, tol ajal, ütleme, see oli praeguseks hetkeks 14 aastat tagasi, et tol ajal ikkagi tegelikult sisuliselt ikkagi nagu vähihaiged olid kapis peidus. Et nüüd enam niivõrd ikkagi kiivalt oma seda haigust ei varjata, sellepärast et inimesed ei karda enam võib-olla neid vähihaigeid nii palju, kui tol ajal kardeti. Just see, millest olete ka siin rääkinud, et ma olen teie podcastit kõik jõusaali minutitel ära kuulanud, et see rääkimine ja see vältimine, seda on ka minu patsiendid öelnud, et näed, et peole ei kutsuta ja asutuse jõulupeole ka ei kutsutud, jah. No aga kui mõelda selle kogukonna peale, et noh, kogukondi on ju ka varem siin regionaalselt mingid vähiühinguid, noh, tihti küll seeniorid on seal kohal käinud rohkem, aga kui me räägime ka noortest patsientidest, et kui me PERH-i peale mõtleme, siis kas seal on ka tõenäoliselt mingid kogemusnõustajad, tugigrupid, et kuidas teie juures see lahendatud on, sest ma tean, et kliinikumis me just käisime, siis seal on plaanis ka moodustada patsientide nõukoda onkopatsientidest veel eraldi, et kuidas PERH-is sellega lood on, et mis tuge PERH pakub oma patsientidele? No meil on olnud erinevaid kogemusnõustajaid ja ma arvan, et see on selline liikuv personal. Ta on ülivajalik. Teine, kes on veel väga vajalik, on kahtlemata, eks ole, psühholoogid ja sellised tugiisikud. Aga jah, mingit sellist patsiendi nõukodade vajalikkust nähakse selles vähikeskuse terviklikkuses otsa loomulikult. See on ülivajalik. Aga kui psühholoogid, hingehoidjad, kellel mingisugused toitumisnõustajad, et tegelikult nende spetsialistide ring, keda võib ühel vähidiagnoosi saanud inimesel vaja minna, on üsna lai. Aga noh, kõigil ei ole täpselt samad vajadused, et kuidas sina lähened sellele, et kas sa nagu kuidagi tunnetad või katsud sotti saada, et mida just ühele patsiendile kätte anda või kuhu poole teda suunata või kõik saavad kõige kohta info või noh, sest siin on hästi suured käärid, mida me nagu oma ringis nüüd kuulnud oleme, et kellele ei ole üldse ühtegi juhist antud, et said oma diagnoosi kätte ja ravi toimub siis, aga see on haiglapõhiselt ka ikkagi päris erinev, eks ju. Ja mõnel on kõik ette laotud ja ajad pandud juba igale poole, et kuidas see no see mõnes mõttes see tugivajadus on selline vajaduspõhine, et kuidas selles veenduda? Kas on vaja, kas küsides või nagu eeldades? Kuidas see selgub? Noh, ütleme,
mis jäi siit sellest nimistust välja, on valuraviarst, eks ole, et meil on, ma arvan küll, et meil on üsnagi palju ka veel seda personali piisavalt vähe, et see kättesaadavus võiks parem olla. Me ise oleme neid varasemast nagu nimetanud, mitte nagu halvas mõttes, vaid heas mõttes tegelikult pehmed väärtused. Ehk siis, et see, et ka kuidas nagu haigla suudab kõike seda rahastada selles suhtes, et need inimesed tuleb ju tööle võtta ja kuidas, et nüüd on ka, ütleme, Tervisekassa tegelikult ju alustanud sellist aktiivpalliatiivravi pilootprojekti, kus ongi just täpselt need kõik psühholoogid, sotsiaaltöötajad, siis ka füsioteraapia ja kõik sellised valuravi toitumisnõustamised nagu võiksid olla selle sees, et see inimene ei tunne, et ta nagu justkui nagu on üks tükk seal mutrivabrikus, et pannakse aga kanüül kätte, saad keemia kätte ja siis lähed teisest uksest välja. Et seda sellist liinitöö tunnet oleks vähem, siis tegelikult on ka patsient nagu selle raviga palju paremini nagu ka haaratud, et muidu ta ütlebki, et ma ei tea, mis rohtu ma sain. Vot hea, et see ravi kuidagi siia nüüd nagu sisse tuli, sest et mul praegu tuli just meelde, et meil seal onkoloogika grupis on tegelikult ka mitu korda läbi käinud see palliatiivravi ja see, et inimestel on hästi ekslik arvamus sellest palliatiivravist. Ka arstidel. Ahaa, seda ma ei teadnudki. Et võib-olla sa, Kadri, siin natuke seletaksidki lahti, mitte et me sellest päris kinni jääksime, aga lihtsalt et mis see palliatiivravi siis ikkagi on ja miks inimesed seda nii kardavad, et see justkui nüüd on nagu see, et nüüd ongi nagu kõik. Ja tegelikult ei ole ju. Yeah. Palliatiivravi võib vajada ka see patsient, kes tegelikult on täiesti radikaalselt terveks ravitav inimene, aga ta vajab sinna. Tegelikult palliatiiv on ju nii-öelda toetav, siis sümptomeid toetav ravi. Ta ongi üks väga oluline osa sellest nii-öelda aktiivsest onkoloogilisest ravist, et me ei räägi ainult mingisugusest elulõpuravist. Jah, terminaalravi on ka palliatiivravi osa. Aga mul alles sel nädalal ühe esmase patsiendiga, kes on keskmisest meditsiiniteadlikum inimene, küsis, et aga doktor, et kas minu ravi on praegu kuratiivne või palliatiivne. Oho. Et siis see küsimus on nagu, ütleme, et kui sa vaatad nii-öelda klassifikatsioonis, me räägime tõesti, jah, me räägime palliatiivsest ravist, palliatiivsest süsteemravist tema puhul siis, aga see ei tähenda seda, et me hakkame rääkima terminaalravist, et palliatiivravi tuleb patsiendile juurde, kõrvale, kõige muu selle spetsiifilisema ravi juures toetuseks. Ja see koosneb siis, nimetame korra selle nagu toitumine, ka füsioteraapia, valuravi, ka siis ütleme see hingehoidja teenus. Et see on selline süsteemide kompleks. Meil on nii-öelda palliatiivravi keskus juba aastaid töötanud. See ei tähenda ainult seda tõesti, et küll, ütleme, suur osa patsientidest on need patsiendid, kes muul moel enam ise hakkama ei saa. Et meil on ka koduõendus, haavade sidumised, stoomiõed, kõik sellised tegevused. Sest kusjuures mina olin täpselt nii palju vana, kui ma olen praeguses momendis, kui ma sain just teada, et palliatiivravi alla lähebki ka see toitumine ja kõik muu, ka siis, kui tegu ei ole ühe jalaga hauda astumisega. Jaa, aga mis, Kadri, on võib-olla need küsimused patsientidel, mis on võib-olla sellised kõige, ma ei tea, millel on kõige keerulisem vastata või ma ei oskagi siin sõnastada seda, on mingid stampe, millega tegelikult üldjuhul tulevadki nii-öelda siis
noh, me teame ka enda nendest nii-öelda, aga mingid sellised asjad, mis on võib-olla kõige keerulisem käsitleda? No vahetevahel võib-olla kõige keerulisem on käsitleda seda, kui patsient tahab väga palju ajas ette rutata ja küsib, et mis siis saab, kui see ei toimi või et mis me siis teeme, kui see on tehtud ja noh, ütleme, et mitu ravikuuri me seda teeme ja siis mis me siis edasi teeme, et see on sellistele küsimustele on nagu vastikult spekulatiivne vastata selles suhtes, me ei tea ju veel, kuidas meil minema hakkab, eks ole, et noh, need on sellised küsimused, mis tuleb lihtsalt kannatlikult ära vastata ja selgitada, et me ei tea ette. Noh, ja alati on see, et mis see mu prognoos on, kui palju te mulle eluiga annate, et see on, mina tavaliselt vastan üsnagi lihtsakoeliselt, et mul seda kristallkuuli ei ole, mille järgi seda öelda. Ja kui mina näen, ja ma olen tavaliselt siis sellisel juhul ka patsientidega tihtipeale kokku leppinud, et kui on juba see hetk, kus ma julgen nagu ja paraku tean ka prognoosida seda, et mis edasi hakkab juhtuma, et siis ma seda teile ka ausalt ütlen. Mul on selles suhtes, mul on nagu aastate tagune üks väga selles suhtes nagu soe näide just selles osas, et mul oli üks väga pikalt ravil käiv rinnavähihaige, ta oli küll noor naine, ja meil oli ammu kokku lepitud see, et kui olukord on selline, et enam mitte midagi teha ei saa, ja me oleme selles olukorras, et nüüd tuleb hakata valmistuma nii-öelda nagu elu viimasteks päevadeks, et siis seda mina ka talle ütlen. Ja see olukord ühel hetkel tuli ja tol hetkel oli ta mul haiglas osakonnas ja siis ma ütlesingi, et Eve, nüüd on see jutt, millest me kokku leppisime 2 aastat tagasi. Ja siis ta kuulaski selle ära, me rääkisime, mis nüüd edasi toimuma hakkab, kuidas see hakkab toimuma, mis tõenäoliselt toimuma hakkab. Ja siis see tema selline rahulik kohe ütles, et ma kohe nüüd ootan seda. Et me olime nagu eelnevalt selle nagu läbi rääkinud, see on selline asi, mis tuleb hästi ausalt ära rääkida, et siis ja see ei ole see ei tähenda seda, et see mul alati õnnestub. Mõni patsient ei võta lihtsalt seda infot vastu ja mul on mega sümpaatne see, kuidas sa seda kirjeldasid praegu, et need samad kokkulepped juba suhte alguses patsiendiga ja ka patsiendi käest võib-olla ka küsides, et kuidas sa nagu ise täna tunned, et mida sa mult ootad, on ju. Et see kokkuleppe tegemine, minu jaoks on nii kohutavalt oluline see, et ma tunneksin, et ma olen enda selle raviteekonna osa või selle ravimeeskonna osa ja et ka see nagu minu soov midagi loeb ja et mind võetakse kui partnerid sellel teekonnal, mitte subjekti, või objekti või kumb see nüüd on siis, on ju. Et see, kuidas sa kirjeldad seda, et tahaks lausa ilus öelda. Ja kuidagi nii lugupidav ja nagu võrdne, et nii palju on kuidagi olnud ka teemaks see, et patsient ei tunne ennast nagu võrdse osapoolena sellel teekonnal, vaid tema eest tehakse otsuseid, talle antakse infot, mis edasi saab, või siis ta ise võtab täiesti passiivse rolli selles kõiges, et inimesed on ka väga erinevad. Aga üleüldine selline patsiendi teadlikkus ja ma ei tea, mis eesti keeles on see advocacy, ühesõnaga, et patsient ka ise sellel teekonnal võtab vastutuse ja on oluline, mängib olulist rolli selle kõige juures. Aga ma mõtlengi, et eks see on ikkagi ju tohutu kriis, eks ju, kuhu see patsient kukub peale seda diagnoosi teada saamist ja ka nendel erinevatel diagnoosi protsessimise või raviprotsessimise hetkedel, aga kuidas siis läheneda nendele patsientidele, kes tegelikult võib-olla seda infot ei taha väga vastu võtta, et kas selle jaoks on lähedased või kui on ka sellised inimesed, kes sinna lähedasi üldse nagu ei ole,
ka ei kaasa ja tegelikult, aga nendega on ju vaja edasi toimetada ja see info on vaja nendeni edasi viia, eks, et mis siis saab? No kõige raskemad ongi need üksikud hundid, need, kes tegelikult kas neil ei ole nii palju selliseid lähedasi, nad on oma lähedastega mingil moel siis oma juba suhted sassi viinud muul eluteel või siis need, kes ei luba oma lähedastele rääkida. Nad teevad seda tegelikult väga selgelt, et kaitsta oma lähedasi, aga ühel hetkel, kui see õige hetk on nagu mööda lastud, siis nad enam ei soovi ja ütleme, et raskete vestluste juures on alati ikkagi see, et ma küsin, et kas te tahate, et ma räägin teie lähedasega ise. Vahetevahel ma oma initsiatiivil, kui meil on eelnevalt kokku lepitud patsiendiga, et kellele tohib rääkida. Et neid katkiseid inimsuhteid näen ma paraku palju ja ma näen ka seda, kuidas tegelikult need suhted nii ilusti ja kenasti tegelikult kokku lapitakse. Et leitakse uuesti üksteist tagasi. Aga jah, et kõige raskem on need, kes ise ei taha ja ei luba ka oma lähedasi ligi. Ma ei tea, miks mul tuleb jälle uuesti see mingisugune kooli, lasteaia, trenni võrdlus siia, kus õpilastega on küll raske, aga palju raskem on lapsevanematega. Et kas arstitöös on samamoodi, et patsientidega võib küll nagu raske olla, aga nende lähedastega on teinekord veel raskem, kes kas ei taha tunnistada või mis seal taust on? Ja see leppimise probleem on, siis on see nii-öelda kompensatsiooni probleem, mida me tihtipeale näeme, ongi see, et tegelikult võib-olla oma selle ema või isaga ei ole tegelikult suhted olnud kõige paremad ja siis on see patsiendi haigusteekond juba jõudnud ühte või teise või kolmandasse kohta ja siis tuleb, me nimetame piltlikult öeldes selliseid rusikaid vehkiv laps, kes siis tuleb ja näitab, et kui ma nüüd tulen ja panen rusika lauale, et kus siis hakkavad asjad liikuma ja kuidas kõik hakkab siis paremaks minema ja sellist kompensatsioonimehhanismi me ikka näeme, aga me katsume neid alati mõista selles suhtes, et see on ikkagi lõppude lõpuks ju kellegi väga lähedane inimene ja mõnikord mõned sellised väga teravad ja reljeefsed väljaütlemised meie suunas, me lihtsalt võtame selle kui see, et ta ei ole praegusel hetkel see inimene, kes ta võib-olla muidu on. Et me kuuleme ütleme selles suhtes sükust väga teravat võib-olla kriitikat ja süüdistust tihti peale, aga me oleme selles osas endale sellise paksu naha kasvatanud. Aga kas onkoloogi võimuses on ka lähedastele mingisuguseid nagu lähedasi suunata kuhugi tugiteenustele näiteks, ma ei tea? Jaa. Mis võimalused seal? Põhimõtteliselt see hingehoidja, seesama psühholoog, vahetevahel ongi see, et minu jaoks nagu kõige raskem kontingent üldse on noored lapsevanemad, kus ma näen kõrval, et on sellised veel väikesed lapsed, kes tegelikult juba väga selgelt saavad aru, mis toimub, see on kõige raskem kontingent, sellised kooli minevad lapsed või kes tegelikult seal kõrval, see on minu jaoks kõige raskem kontingent üldse, et siis me oleme ka otsinud tuge just sealt lastehaiglast, et need lapsed oleksid ka kaitstud, kui ikkagi juhtub see, et seda ema või isa ühel hetkel ei ole. Ja teistpidi me kõik oleme ka ise kellegi lapsed, et ilmselt meie vanemate jaoks vahet ei ole, kui vanad me juba oleme, et me oleme ikka ka nende lapsed, et meil on vähihaigete lastevanemate liit, aga ma isegi olen mõelnud selle peale, et võib-olla peaks olema ka vähihaigete täiskasvanute vanemate liit, et ka see ring tegelikult kuidagi õpiks selle kõigega
või noh, mitte et õpiks, aga selle kõigega toime tuleks toime. Ja see vanem generatsioon on tegelikult harjunud sellega, et kõik need emotsioonid hoitakse pere sees, vaikselt sosistades, et noh, ma mäletan oma lapsepõlvest, et ikkagi sellest vähihaigusest räägiti sosinal ja mitte laste kuuldes, on ju, et see on tegelikult vanemal generatsioonil endiselt sees ja on ka see sees, et kui ütleme, et on patsient, kes on saanud siis selle vähidiagnoosi ja siis lähedased ütlevad, et aga ärge mu vanamale öelge, et tal vähk on. Ja siis mu küsimus on, et aga kuidas te arvate, et ma teda ravin siis, et noh, ütlen, et teeme natuke vitamiinisüsti või et mis siis see tegevus on. Ja siis selgub niimoodi, et tegelikult see vanama ei taha, et teab väga hästi, mis tegelikult toimub, saab kõigest ära, aga ütleb, et kui mul nüüd väga halvasti on, et ärge mu lapsele öelge, sest et see murrab teda, et see too siis nad omavahel kokku. Aga lõpuks see on jälle nagu ilus, empaatiline ja inimlik, et me püüame oma lähedasi kaitsta, ükskõik mis suunas see siis on, aga kui palju siis ongi sellel onkoloogil seda rolli seal kuskil vahel, et aidata nendel osapooltel jõuda sinna, et võib-olla sellest aususest on täna kõige rohkem abi või see on pigem koht, kuhu nagu seda nina ei topi? See ausus on ka selline asi, et eks me kõik ole võib-olla saanud ka oma töö ea jooksul seda pikki pükse selle eest, et oled järsku liiga aus olnud, siis jälle, et vaat kus see arst alles ütles mulle, et mõnda on vaja kõvemini raputada, mõnda, et ta nagu reaalselt ikkagi aru saaks, et tegemist on tõsise haigusega ja seda tuleb ravida. Et sellised üsnagi, kas või ainult ütleme kõrvaltoimete hirmust ajendatud ravist loobumised või siis see, et ma ka netist lugesin, et vot siin on nüüd siuke imeravim, et doktor, mis te sellest arvate, et noh, see on onkoloogi igapäev. Mul alles hiljuti oli üks patsient, kes siukene tugev meesterahvas ütles, et aga teate, doktor, et ma ei teadnud, et mu ümber on nii palju lolle inimesi. Hea tõdemus. Aga kui nüüd tulebki siis see ots, kus patsient ütleb, et ma loobun ravist. Et, ja te näete tegelikult, et potentsiaali on ju, et mis siis saab? Siis tegelikult ju vist ei saagi midagi. Jah, see on karm. Ja palju seda esineb üldse? Või? No ikka esineb. Ja ma ütleks niimoodi, et viimasel ajal ma paraku pean tõdema, et seda sellist alternatiivse maailmavaate peale tulekuga. Aga on need siis nagu nooremad? Või... Tulebki just seda niimoodi nooremate poolt, et see ehmatab pisut. Aga jah, me ikkagi katsume rääkida, ütleme niimoodi, et okei, praegu ei taha, teeme, mina annan selle võimalust, tulge 2 nädala pärast tagasi, räägime uuesti. Et äkki ta on jõudnud ümber mõelda. Selgelt, ütleme niimoodi juriidiliselt tegelikult ravist loobumiseks ta peab andma allkirja. Vahetevahel ka see, et kui ta reaalselt nagu peab paberi peale kirjutama allkirja, et ta selgelt loobub sellest ravist. Et see paneb teda pisut mõtlema, et ta võtab vastutuse. Aga tulemus on ikkagi see, et kui on näiteks poole aasta pärast või aasta pärast või on paraku see sama inimene läbi EMO tagasi, sel hetkel enam mitte tervistavalt ravitav haige, siis me ikkagi võtame ta vastu ja hakkame teda ravima. Aga mõtlen, mis see baaspõhjus nagu sellistel puhkudel on või mis see, kus taga siis see nii suur hirm on või mis tõekspidamised või mida nad näiteks nagu põhjuseks siis toovad sel juhul, et miks see otsus on läinud nagu nii või kas nad üldse põhjendavad? Vahetevahel ei taha põhjendada, aga vahetevahel ütlevad, et ma olen lugenud internetist ja siis ma tavaliselt kuulan ära ja siis küsin võib-olla sinisilmse küsimus, et aga internet ei valeta ju kunagi. Et peegeldades lihtsalt seda, et see, mida ta kõik internetist loeb, ei ole ju alati puhas kuld.
aga meil tuleb austada patsiendi otsust, sundravi ei ole, ei tule ja ma arvan, et see nii ongi õige. Meil on olnud ka olukordi, kus sõna otseses mõttes patsient hiljem valetab, et tal ei ole seda ravi pakutud. Et see on ka põhjus, miks me tegelikult selle nagu väga selge nagu ravist loobumise ka dokumendi vajame. Aga tõesti neid on haruharva. Ja pigem, kui sa nüüd tagantjärgi hakkad siis nagu selle patsiendiga rääkima, siis võib juhtudagi seda, et ta tegelikult ei ole enda jaoks piisavat informatsiooni saanud, et minna selle raviga edasi, et tal on jäänud vastamata mingisugused küsimused. Kas ta ei ole ise neid küsinud või siis tõesti ei ole talle neid küsimustele leitud vastuseid või ei ole olnud aega. Et üks, mis kohutavalt nagu raske olukord on see, et kus ma nagu näen ka polikliiniku vastuvõtus, et kui palju mul on ette nähtud nii-öelda nagu, ütleme nii, et onkoloogi töö ei ole normeeritud, ehk siis, et ma tegelikult ei tea, kui palju patsiente ma peaks päevas vastu võtma. Aga see, ütleme, tunniplaani järgi on see mitmekordselt üle ja siis ma ei jõua nagu võib-olla mingil hetkel ma tunnen lihtsalt, et mul jääb nagu ajast puudus. Ja siis ma leian, et patsiendiga rääkimine on tähtsam kui dokumenteerimine. Tõenäoliselt mingi audit arvab teistmoodi ja siis vahetevahel on see, et mõni patsient on niimoodi, et vaatad, et ma vist näen teda esimest korda tegelikult jutu käigus selgub, et me oleme pikad jutud ära rääkinud, et näiteks maskidega oli siis, kui kõik käisid maskidega, siis ma õppisin uuesti oma patsiente tundma, sellepärast, et ma olin enne vaid nende silmi näinud. Ja see oli üks põnev aeg. Vaata praegu sinuga rääkides, nii tugevalt on tunda, et sa oled õige inimene tegemas õiget tööd või nagu, et sa oled, või nagu, et see on su kutsumus, mulle tundub. Ja ma arvan küll, et elu saatuse pöörded viisid mind õigesse kohta. Ja sellise, tegelikult ei ole ju vahet, kas me räägime arstist, kassapidajast, torumehest, ma ei tea, pangatellerist, et kui meil on vastas inimene, kes nagu tunneb ennast, et ta on õiges kohas, siis on ka see patsiendi või kliendi kogemus nii palju parem. Aga mitte kõik, ükskõik mis ametikohast me räägime, ei ole sama ilusas kohas võib-olla, kui sina oled, et mis me nendele patsientidele ütleme, kes täna kuulavad seda saadet ja homme tormavad sulle kirja saatma, et kas ma saan sinu nimistusse tulla, sest nende kogemused on hoopis midagi muud. Ja neid ikka jagub. No ütleme nii, et tõele auandes, et ega mul iga päev ei ole ka hea päev, eks ole, et ma ju nii-öelda nagu põlen ka. Ja siis ongi küsimus, minu jaoks on nagu just see arstide puhul see ületöötamise üks tunnus on väga selge kaastundav väsimus. Ja see, kui sa tunned, et sa enam ei jaksa lihtsalt nii palju kaasa tunda kõikidele, et sa tunned endale rohkem kaasa, sest et sa oled nii väsinud, et siis on see koht, kus tegelikult tuleb aeg maha võtta. Kuidas sinu puhul või üleüldse, sa tead ka kolleegide osas, palju teil puhkusepäevi on aastas ette nähtud? Meil on ennem kui ma seda ütlen, siis ma ütlen, meil on must huumor, millega me edasi, et mul on väga palju välja võtmata puhkusepäev ja selle kohta ma ütlen, et ma osalen selles võistluses, et kellel on surres kõige rohkem puhkusepäevi alles. Sinna ma tahtsingi jõuda, et kui palju nendest puhkusepäevadest päriselt siis käiku lähevad, et kas te lubate endale selle puhkuse, mis tegelikult peaks aastas olema või pigem? No jääb ikkagi ripakile, et küsimus on lihtsalt pigem selles, et kuivõrd kvaliteetselt sa seda puhkust teed, et siis sellisel hetkel ikkagi tegelikult mailboxi oleks hea mitte vaadata. Ütleme ka see, et mina olen õppinud ära selle, et ma tööd koju kaasa ei vii vähemasti oma perekonnaga suheldes. Ja ütleme, et ikkagi, ütleme see, need nii-öelda töövälised hobid peavad olema piisavalt
noh, sellised, et sa saad ennast nagu välja lülitada. Aga kuidas see, ütleme, üldine kultuur on, et kui mina olen ikkagi sellest põlvkonnast, kus ikkagi karjäär veri ninast väljas täiega ja on lahe, kui töötadki hiliste õhtutundideni ja oledki kohutavalt hõivatud kogu aeg ja nii edasi on, ja siis ma olen järgmine Z-generatsioon on pigem ikkagi oluliselt rohkem häälestunud sellele, et vaimne tervis, tasakaal, minu aeg on oluline, et kui startup maailmas nagu mingi aeg oli tohutu trend, siis ma seal olen lihtsalt kõrvalt seda näinud ja haridussektoris, et nüüd on trendikas pigem see, et sa leiad selle tasakaalu, aga kuidas meditsiinis ja arstide rindel on? Vaata, arstide seas on ka see, et noh, eks me kõik, ütleme, see vanem generatsioon, kes tegelikult siis see töömaht oli ütleme, patsientide hulk üldse haiglas oli tol hetkel ja oluliselt väiksem. Meie patsiendid elavad oluliselt kauem, meil on, ütleme, siuke lumepalli efekt. Aga ikka tuleb seda, et eks me kõik ole omal ajal siin nädalavahetusel tööd käinud tegemas, et see minu arvates ei ole ju mingi vabandus. Uuem põlvkond on peale kasvanud, kes võib-olla ei olegi niivõrd nina verest väljas, vabandust, siis veri ninast väljas, aga ütleme sama mõte, et töötan nii, et ikkagi nagu, onkoloogid ütlevad seda, et sa lähed puhkusele siis, kui sul on haiged terveks ravitud, see on ka, läheb sinna sellesse musta huumori valdkonda. Ameerikas arstid töötavad nagu ikkagi, ütleme peaaegu, et nad elavad haiglates ja ka seal on see trend tegelikult, et inimesed ei ole nõus enam niimoodi töötama. Mul oli mõned aastad tagasi vaidlus lausa ühe oma noorema kolleegiga, kes ütles, et tema ei ole nõus ületunde tegema ja mina olin ja ma ei saanud aru, et miks tema ei ole. Ja siis ta selgitas mulle oma seda 8-8-8 kultuuri, ehk siis 8 tundi und, 8 tundi tööd ja 8 tundi pere. Ja ma sel hetkel ei saanud sellest aru ja alles mingil hetkel tekkis mu see sisekaemus, et see ongi tegelikult ju õige. Et ei ole see, et ma töötan 12 tundi tööl, siis ma käin poes, koristan toad ära ja keeran magama, et ja kui me kõik võtamegi selle nagu seisukoha tegelikult, et meil peab olema ka võimalus aga kuidas siis nüüd on, et nüüd on nagu mäss haiglas või? Ei, mäss haiglas, see on vaata, seal on lihtsalt see, et tegelikult on ikkagi endiselt onkoloogide puudus ja lõpuks isegi see hea inimene, kes mulle seda 8-8-8 tutvustas. Teeb ikkagi üle. Teeb ikkagi rohkem, kui see 8 tundi ta oma unistustes ette näeb. Et meil on see südametunnistuse ja see piin, et aga kui ma teda ju täna vastuvõtule ei võta ja mis ma siis ütlen, tule 1,5 kuu pärast või. Et see on nii-öelda aegkriitiline eriala, mis lasta oodata. Ja siin me jõuamegi, kas see nagu on lõpuks selle onkoloogi vastutus, sest et tal on nii tugev kutsumus ja vastutus patsiendi eest ja ta ohverdab selle nimel enda või tegelikult ikkagi me peame oluliselt rohkem tähelepanu suunama sinna, et meil neid onkolooge oleks rohkem, nende töö oleks korraldatud nii, et see ei tuleks onkoloogi enda tervise arvelt, on ju? No just. Aga me oleme rääkinud täna siin praegu hästi palju nendest rasketest, aga ütleme siis raskustest, aga mul endal on 8 aastat jookseb seda teekonda ja mul on ka imeline onkoloog kuidagi on õnnestunud siis nii-öelda sellel teekonnal endale saada ja ma juba nagu tunnen ära oma onkoloogi pilgust, et millal mul hakkab, et millal see uudis nüüd on teissugune ja siis ma näen ära need vau-efektid ja siis ma näen ära, kuidas see nagu, et nüüd seekord sai nagu jala sinna taha panna, et lihtsalt see arsti enda, kuigi mul on selline väga tasakaalukas ja vaosutatud meesterahvas, aga ikkagi ma näen, et tas pulbitseb selline, nagu väga äge emotsioon. Et see on nagu, see on nagu väga äge emotsioon.
räägime nüüd nagu neist ilusatest hetkedest. Et see ju tegelikult ongi see, mis sind nagu kannustab, ma kujutan, et ka selle pärast sa ju paljuski ka seda, et räägi mõni selline lugu. Tead, tegelikult neid vaulugusid on päris palju. Et võib-olla üks selline kulgemise lugu on see, et kunagi, kui ma alustasin ühe melanoomi patsiendiga, siis oli üks kena Narva proua, siiamaani on, siis ta ütles, et tal on nagu suur soov, et ta saab oma lapselapse 1. septembril kooli viia. Ja nüüd siis ta räägib, et see tema lapselaps hakkab kohe kooli lõpetama ja tahab arstiks saada, et ja siis vahepeal oli see, et ei taha arstiks saada, liiga raske on ja et need on need sellised vauluud ja ütleme, mul on ühe patsiendiga, mõne patsiendiga me oleme nagu nii kokku kasvanud, et me oleme nii-öelda nagu sina peal ja selles suhtes, et nagu kuidagi nagu imelik on teie vormis kõnetada, eks ole. Ja siis ta tuli ja ütles niimoodi, Kadri, ütle, et minusuguseid on veel. ja siis ma ütlengi, et jah, aga neid ei ole palju, aga mulle piisab seda, kui on üks selline juhus nagu 10 peale ja see aitab ikka edasi viia ja tõesti ütleme, et me jõuame tagasi sinna intervjuu algusesse, et mis mind ajendas selleks oligi see, et ma näen, et need patsiendid, keda võib-olla, kui mina alustasin, me ei suutnud aidata, me ei suutnud päästa, nagu reaalselt ma suudan tuua nagu inimesele elu tagasi aastateks, mitte kõigil. Ja ma ei saa, ütleme võib-olla minu jaoks nagu kõige, ma vahetavahel, kui mõnele patsiendile ütlen seda, et kui ta küsib, et aga miks minul nii hästi ei lähe, mina ei vali. Mina valin, ma ravin kõiki nagu samasuguse sisemise põlemisega, aga seda, et kellel see õnnestub või ei õnnestu, et ei ole paraku minu teha. Et seda ei ole. Aga millesse sa ise usud? Selge on see, et onkoloogid kasutavad oma neid erinevaid raviskeeme vastavalt sellele haigusele, mis on diagnoositud, kes saab keemiat, kes saab kiiritust, kes saab jumal teab mida, kes läheb operatsioonile, aga millesse sa ise usud, mida saab lisaks sellele siis veel ära teha? Kas patsient ise, kas mingid teised spetsialistid seal ümber, et see tervenemine sõltub nii sellest ravist kui mingitest teguritest, seal juures ka geenidest tõenäoliselt ja mutatsioonitüübist ja millest kõigest veel. Et aga mis veel on oluline silmas pidada? No oluline on tegelikult see, et inimese keha on ju tervik ja see inimese vaimne tervis seal selle haigusega koos on ikkagi ülioluline, et ülimalt sellised pessimistlikud, depressiivsed, ise ravisse mitte uskuvad inimesed tegelikult ma näen, et neil ei lähe nii hästi, nad on nagu sellised umbusklikuvad, isegi siis, kui neil läheb nagu üsna hästi, aga ikkagi. Ja need, kes ise tegelikult nagu, kas või, ma ütlen, minge jalutama või et maailma parim iivelduse vastane rohi on väljas värskes õhus jalutamine. Istu pargipingilgi, kui sa ei saa muud moodi, et sellised et sa ei jää nagu koju üksinda 4 seina vahele, et sa oled osa sellest oma perekonnast, oma ühiskonnast, oma kogukonnast, et see on nii oluline. Ja mõnes mõttes see teie kogukond tegelikult võib-olla mõne inimese sealt üksinda voodiservast toob tagasi, et ma usun, et sellest oleks väga palju abi ju. Jah, sest elu ju tegelikult diagnoosiga ei peatu, just. Sa ilusti kirjeldasid, kuidas ravivõimalused on läinud nii palju paremaks selle sinu karjääri jooksul, kuidas õnnestub päästa inimesi või neile aastaid oluliselt juurde anda, kelle puhul see enne minek oli üsna kiire. Aga
kas kuidagi on muutunud ka see patsientide reaktsioon või hoiak selle haiguse suhtes, kui nad diagnoosi saavad, et ma just mõtlen ka seda ühiskondlikku kuvandit, et minu, ma ei tea, mõne lähedase jaoks oligi see, et okei, sa said vähidiagnoosi, nüüd on kõik, nüüd on maailma lõpp, nüüd on varsti otsi hauaplatsi. Minu enda jaoks oli ikkagi see, et nii kaua kuni saab midagi teha, saab veel midagi teha. Et see ei võrdunud mul kohe sellega, et nüüd põhimõtteliselt mine vali oma hauaplats välja. Et kas need hoiakud on ka kuidagi patsientide enda reaktsioonis kuidagi muutunud või see on ikka sama, et reageeritakse erinevalt? Ei eks ikka reageeritakse erinevalt, aga kuna ma ütlengi, et nagu niivõrd palju tegelikult vähihaigusest räägitakse alates sellest nii-öelda esmasest diagnoosimisest, ennetusest, screeningust ja ravist ja vähiravifondist, kus ma ka nõukogu liige olen olnud kõik need aastad, et ma arvan, et võib-olla fondi esimesed aastad oli see, et kui me rääkisime patsiendile vähiravifondist, siis keegi ei teadnud ja see tundus nagu niisugune et umbes, et nüüd on kõik. Et kui see vähiravifond ka ei aita, et siis on hauaplats, on ju. Et siis tegelikult me tihtipeale räägime praegu palju varem nendest võimalustest ja see nagu see kuidagi, see kaasamõtlemine on patsientidel nagu oluliselt parem. Vahetevahel nad mõtlevad isegi liiga palju ette, tulevad mulle oma artiklitega, et doktor, kas te seda olete lugenud? Et mõne patsiendiga on ikkagi vastuvõtt nagu tunnikontroll. Mina olen kindlasti üks nendest. ja vahetevahel on nii piinlik, kui sa ei ole jõudnud veel midagi lugeda. Ma tegelikult mul siin kuklas, sind kuulates mul see oli veel üks viimane lõpuküsimus minu enda pagasist praegu, et minu jaoks on nii oluline nagu teada mingisuguseid asju. Kõike ei saa ette ennustada, kõike ei saa kindel olla, aga lihtsalt teada, mis võimalused üldse on, mis vahepeal on tehtud või ma ei tea, või nagu mis arst nagu mõtleb. Et mitte, et ma 6 aega olen teadmatuses ja siis ma saan teada, et nüüd me jõudsime sellesse kohta ja siis on lahendus, on ju. Ja sellega seoses ma ka küsin, uurin ja ma tunnen ennast seal juures ise nii kohutavalt kuidagi süüdi või mul on nagu piinlik või ma ei taha arstile põhjustada ebamugavust sellega, et ma selline nagu ninatark olen või nagu midagi küsima tulen. Aga ma tunnen, et see aitab mind ennast nagu nii palju, et ma saan nendest teemadest arstiga kuidagi vabalt rääkida või ükskõik kellega, kes on siis arst või keegi, kes on pädev. Aga kas nagu, kas ma ütlen, kas see patsiendi teadlikkus ja julgus rohkem küsida ja huvi tunda erinevate ravialternatiivide, ma ei tea, kõrvalmõjude, mingisuguste maailma teadusuuringute asjade vastu on kuidagi ka tõusnud? Kuidas sellega? On, kindlasti on tõusnud. Et see ei ole lihtsalt ainult, et doktor Google. Et see on nagu reaalselt ikkagi väga, väga siukene nagu teadlik, aga ütleme, et selliseid inimesi tegelikult ikkagi on meil veel vähe. Aga see osakaal üha rohkem tõuseb. Aga mida sa ütled, kas pigem inimesi julgustada ikkagi oma küsimused kõik ära küsima, kartmata, et issand, ma nüüd põhjustan sellele arstile nii palju nagu mingit, ma ei tea, mida. Röövinda aega. Jaa, et see nagu siuke nagu juba mõtled ette. Patsiendil endal nagu, et see süütunne just nagu tekib ette. No see on siuke hall tsoon kahtlemata, kui sul on küsimused, siis tuleb need küsida. Parem küsida, kui guugeldada. Ja mulle tundub, et see on ka üks põhjus, miks minnakse sinna Google'isse. Ja, et ei julge küsida. Ja siis saad sealt 150 erinevat vastust ja siis mõtleda, mis ma nüüd teen. Ja siis tuled selle jutuga, et sa ikkagi jätad selle keemiaravi praegu pooleli, sest sa Google'ist lugesid, on ju. Et see kõik on saadanast. Igal juhul minu üks nagu südamesoove, mille suunas me siin ka ju vaikselt oma igasuguste tulevikuplaanidega liigume, on see, et me suudaksimegi rääkida kõikidest nendest dilemmadest ka avatult ja julgelt
mis patsiendi või arsti või kelle iganes osapoolte vahel nagu õhku jäävad, et erinevad raamatud, mingisugused alternatiivmeditsiini teemad, mingid filmid, mida ju kõike tarbitakse ja millest ei osata nagu midagi lõpuks arvata ja millest pigem nagu vaikitakse. Et ma julgeksin tulla ka näiteks, kui ma oleksin sinu patsient, sinu vastuvõtule, öeldagi, et ma nüüd lugesin seda, ma ei tea, How to Starve Cancer või Chris Beat Cancer või mis iganes need raamatud on, mida palju loetakse, ja küsid, et aga mis ma siis pean sellest arvama? Aga mulle tundub ka patsientide tagasisides see, et sellest isegi ei julgeta tunnistada, et ma seda loen. Sest üks naisterahvas, see Chris Beat Cancer, seda tegi postituse ja jagas seal meie grupis. Siis ta kustutas selle ära ja siis ta kirjutas mulle, et ta ei julgenud seda ikkagi alles jätta, sest keegi juba kommenteeris, et see on värk ja jätta järele, on ju. Kuigi selles raamatus on ka minu meelest nagu väga palju asjalikke mõtteid, kui sa oled allikakriitiline. Arstiga on seda hea rääkida, siis kui arst on seda lugenud, eks ole, et muidu sa nagu pead monoloogi arstiga, arst pole seda lugenud ja ma paraku pean ütlema, et ma kodus hea meelega loen ilukirjandust, mitte muud kirjandust ja töö ajal mul seda ei ole aega lugeda, et vot see on see koht, kus tegelikult võibki tekkida see, et aga mis see arst ütles, et ma ei tea sellest midagi. Jah, aga siin võib-olla, ma näengi seda rolli, et võib-olla on võimalik neid teemasid kuidagi avada selliselt, et me just ühe inimesega plaanime teha kokkuleppe sellel teemal, et ta loeb selle raamatu läbi ja siis me analüüsime seda koos, nii et on spetsialist lugenud ja on patsient lugenud ja kuidas me sellest aru saame. Mina tahan siia, meil hakkab kohe otsa saama, kuna Kadri, sina oled Vähiravifondi nõukogus ja minu onkoloog Hannes on ka, siis ma tegelikult tahan teha siia sellise väikse... Ja minu arst Helen Vettus on ka. Ja no absoluutselt üleskutse, et ma arvan, et see vähiravimaastik oleks ju Eestis kardinaalselt midagi muud, kui oleks seda fondi, eks ju. Kahtlemata. Ja, et kui vaatamata siis või tingituna nendest võimalustest, mis inimestel meil erinevalt on, et siis kui sa veel kuskil ei ole hea tegija, aga otsid seda väljundit, siis Vähiravifond on üks imeline koht, kuhu oma heategu teele panna, sest et hea tegemine tervendab ka inimest seesmiselt ja see on ikkagi selline elusuurune maastik, mis tegelikult seal fondi tegevuse taustal tegelikult toimub, et fondil on väga suur hulk selliseid väikese summaga püsiannetajaid, tänu sellele tegelikult fond püsib elus ka kõige raskematel aegadel. Ja see püsiannetaja ongi see kindlustunne. See püsiannetaja on see, kes seda fondi hoiab elus. Ja nüüd igasuguse vale häbita, siis selleks, et püsiks elus ka see podcast, et püsiks elus onkoloogika kogukond ja saaks ellu viidu kõik need imelised mõtted, mis on patsientide kogukonnast meieni jõudnud, siis mida sina, armas kuulaja, saad teha, on jagada seda saadet, kui see sind kõnetas vähemalt ühe oma lähedasega, kellele see võiks samuti korda minna. Veel parem, jaga seda sotsiaalmeedias, karju kogu maailmale, et see on miski, mida võiks kuulata, kui sa sellesse usud. Ja äkki on just see tänane saade see, mida kellelgi sinu kõrval on olnud väga vaja. Ja kuula kindlasti ka eelnevaid saateid. Just. Ja loodan, et me lahutame sinu meelt ka tulevikus trennis olles jõusaalis, et mega suur aitäh sulle tulemast. Mul on teine hobi veel, mis ei võimalda kuulata. Ma nimelt alustasin veel üsnagi eakana murdes oma veehirmu lohesurfiga, seal ma ei saa seda kuulata. Aga see on super, seal sa pead täielikult veel kontsentreeruma. Kõik töö see on läheb. Kristel midagi sellist, me peame nüüd see suvi must be ära proovima. Kutsu meid siis hästi meile mingi väljakutse. Loodustihjaga väitlema. Just. Aga tore, mul on tõesti nii hea meel, et me ammustasime selle oma teise saate eel läbi, et me ei peaks kutsuma onkoloogi külla selleks, et rääkida temaga vähihaigusest. Ja riskifaktoritest. Ja, vaid päriselt onkoloog on ju ka inimene nagu me kõik ja me kõik ju tahame teisele parimat. Aitäh kutsuma. Aitäh, Kadri. Elusat elu. Elusat elu. Onkoloogika. Räägime vähist.